Aino Viinapuu, Põhja-Sakala vallavolikogu piirkondliku arengukomisjoni esimees. Olete siin oma delegatsiooniga külas Sadalas ja praegu oleme juttu Sadala rahvamajas. On lõppenud siin tutvustamisperiood ja millised on muljed? No muljed on suurepärased. Veel kord lihtsalt leiab uuesti tõestust, et maaelu püsib entusiastide najal, et imetlusväärsed inimesed, kes siin toimetavad. Ma olen väga palju, ma olen ise liidertegevusgrupi juhatuse liige, igapäevast tööd teen Rohelise Teema koostöökogus, ma tean, mis tähendab liiderprojekti kirjutamine, tegemine ja elluviimine. Kui ma näen siin seina peal 10 liiderprojektide tahvleid ja kui ma kuulen siit jutust, et ka omaosaluse 10% on see selts ise leidnud, siis minu sügav kummardus nende inimeste ees. Ja kadedaks teeb ja ma väga loodan, et me oma komisjoniga suudame natuke kaasa aidata. Praegu tegeleme näiteks kaasava eelarvega, et tugida tagant, et meie külaseltsid tuleks oma ideedega välja. Püüaks ise, me oleme seal palju vaielnud, et kas peaks arvestama kuidagi ka oma panust. Ja täna ma veendun veel rohkem selles, et jah, seda peab arvestama. Et kui aktiivsed inimesed leiavad ise võimalusi, siis neid tuleb igal juhul toetada. Ja ma leian, et siin omavalitsusel väga tasuks oluliselt rohkem toetada. Seda kohta, kust midagi sünnib. Võib-olla mõni idee, mida te ise pakute nendele või mida võiks nüüd Jõgevamaal siis üle võtta teie kandist? No meil sellist vahet näiteks ei tehta, meil tegevustoetust saavad, ma ütlen ausalt, kõik, kes taotlevad, kõik tegevuseks saavad kindlasti toetust. Ühekordseteks üritusteks, nagu siin, et sel aastal on palju juubeleid, siis kõigiks neiks on võimalus omavalitsuselt lisaks toetust taotleda ja siiani on meil ikkagi kehtinud reegleid. Kui MTÜ ajab välja nii-öelda projekti rahad, saab toetuse, siis omavalitsus paneb oma osaluse. Ja see on siiani meil kehtinud. Et oli hirm, et suures vallas võib-olla enam ei suuda, täna oleme suutnud. Et see on vähim, mis omavalitsus saab teha, et aidata väikestes kohtades elu hoida. Aitäh! Palun!